No nii, head jaanipäeva kõigile. Pidustuste tõttu nii natuke video viibis, aga pole hullu. Vaatame, mis see nädal meile toob, mida võiksime oodata, millele keskenduda, et olla õnnelik ja nii edasi. Kui sa ei tea, siis olen Anneli, elukutseline tarolugeja, selgeltnägija ja suhted tervendaja. Nii et vaatame siis üheskoos, mis on nädala energia. Sel nädalal siis saatus lükkab asjad käima kohe korralikult ja seda siis elutervemas suunas. Et igasugused endale ja teistele valetamised, lihtsalt et olla tore, lihtsalt et näidata, et elu oleks just kui ilusam kui see on või et asjad oleks ideaalsemad kui nad on, see nüüd saab lõpu. Et kui sul on selline varjatud kurbus, mingid seisakud justkui või selline tunne, et ei suuda millelegi fokusseerida, siis siin tuuakse tegelikult selles mõttes korrale ja kohale, et siis asjad, millele sa ei suuda võib-olla siis pühenduda, mis panevad sind tundma, et sa ei ole piisav, siin kutsutakse neid lõpetama ja mitte ennast ka avama sellistele olukorradele või inimestele, kus sa ei tunne ennast piisavana, kus sind surutakse alla, tehakse maha, kus sinu väärtust ei mõisteta, et selline aeg on siis tõesti saata sõnumeid kellelegi, kes on pannud sind tundma nii, et sa peaksid justkui põgenema vaimselt või et sinu väärtust ja sinu tarkust ei mõisteta, et anda neile teada, et kuule, see ei sobi mulle, isegi oma viha siis väljendada elutervel moel, mitte siis läbi sõimamise või karjumise, aga lihtsalt, et kuule, see ei sobi mulle hästi, et mulle ei ole see aktsepteeritav selline käitumine ja see väsitab mind tegelikult, et lihtsalt panna paika need piirid, kus sulle enam ei sobi. Et kui sa tunne ennast väsinuna pärast kellegagi kohtumist, temaga rääkimist ja see võtab sult energiat, siis kui sa selle lased edasi ja edasi juhtuda, siis lõpuks viib see depressioonile, siis lihtsalt kui kehal ei ole enam energiat, nagu Jim Carrey ütleb ka neid sõnu ju, et depression on siis, keha vajab deep resti ehk siis tohutut puhkamist, et sa saaksid siis oma jõud taastada nii-öelda. Ja samamoodi igasugused illusoorsed suhted, siis kus kõik näib, et te olete väga õnnelikud, kõik on maru hästi, kõik on nii rõõmsad, aga tegelikult selle keskel sa tunnest üksi. Need klassikalised Instagrami suhted, kus kõik on nii lilleline ja nii luksuslik ja nii vägev, aga tegelikult seal taga on üksindus, siis ka selle eest ei saa enam joosta, et see sinu sisemine intuitsioon ja tegelikult sinu sisemine hääl hakkavad rääkima, et see ei sobi enam. Nii et siis vaata ausalt otsa igasugustele suhetele, iseendale ja kuidagi siin viitab igasugustele suhetele, mis ikkagi ripuvad õhus ja olukordadele samamoodi, mis justkui sa pöörad oma tähelepanu neilt ära, aga need on ikkagi sul kuidagi meeles ja mõttes, et sa ei ole seda lõplik otsust ära teinud ja siis tunned kogu aeg selline külm kuum edasi-tagasi, mingi pendeldamine käib, tahaks nagu edasi liikuda, aga samas on just armastus ja südamevalu. No siin viitab just armastusele eelkõige, aga see võib olla ka tõesti mingi töö, mida sa varem armastasid enam, nagu võib-olla ei resoneeru sellega, et siis tekib selline konflikt sisemine ja asjadele, mis panid sind vanasti särama, aga nüüd on võib-olla mingid hobid ja asjad ei kanna enam võib-olla. Aga eelkõige siin enamusele inimesele räägib see armastusest just suhetest, mis ei ole päris ära lõppend, aga sinu sisemuses tegelikult juba hääl räägib, et võib-olla see ei ole enam õige sinu jaoks. Kui sa pead kogu aeg omale müüre kaitseks ette seadma, mitte lihtsalt energiast tühjaks voolata, eriti kui asi läheb füüsiliselt lähedasemaks, siis see tekitab kehaliselt ja vaimselt tohutut stressi, hingeliselt sellist seotust, millest siis ei saa ei üle ega ümber, ei saa ka uude suhtesse liikuda ja samamoodi ka inspiratsiooniga, kui sa teed midagi koos inimestega, kes tegelikult sind tagasi hoiavad, ei mõista sinu väärtust, siis lihtsalt sinu inspiratsioon kukub tühja kohta tegelikult, sa ütled mingid asjad välja, seda ei kuulata ja siis sa lõpuks voolad ju sellest entusiasmist tühjaks, sest ei ole mingit vastupeegeldust. Et sellised suhted igasugused tasuks nüüd ära lõpetada, kui vähegi võimalik või vähemalt luua siis eluterved piirid. Nii et sa piirist siis tagasi astu, kui sa ütled, mulle see ei sobi, ma aktsepteerin, kui sa käitud minuga viisakalt, räägid minuga austusega, kui mitte, siis me rohkem praegu edasi ei räägi, ma lähen teen midagi muud, kui sa oled valmis rääkima minuga austusega, siis ma olen olemas, pole probleemi ja ei luba lihtsalt üle astuda oma piirist. Et see selline järk-järguline treenimine, et kuidas siis inimene tõesti
treeniks ennast ümber sinuga suhtlemisel. Et see on nagu, meid kõiki peab treenima nii nagu lapsi, nagu loomi, et dresseerima selles mõttes, et saaks aru, et siin on piir, siit üle ei lähe, kui lähed, siis on tagajärjed, et siis ei saa seda, mis sa tahad, ei pea ju karistama, aga lihtsalt, et siis ma lihtsalt lähen teen oma asja ja siis vaatame edasi. Et selline õigluse teemad tulevad esile ja autentsuse teemad samamoodi, et vahest me väldime konflikte, siin on naine, kellel on justkui silmad kinni seotud 2 mõõgaga, et paneb mõõgad ette, et ärge tooge mulle konflikte, aga samas silmad on ju kinni seotud. Ta ei näe tegelikult tõde. Et see ei ole ka lahendus, et ikkagi siin ka jälle näitab konfliktide vältimist ja mitte tegutsemist, see tegelikult hoiab sind ennast tagasi elus ja nii sa ei saa edasi liikuda, sest ega see konfliktide ja selline mittepiisavuse energia käib ju kaasas, tekitab sisemist süütunnet ka, et väga paljudel siin võib esile tulla tõesti sellist inimest või olukorda, kus tunned ennast kogu aeg süüd, et see justkui peaks tulema see, kes armastust üles näitab ja kes ei tohi oma kurbust näidata, sest keegi teine ütleb, et tema on kurb, temal on valus, et justkui peaks teiste emotsioonidele keskenduma või kui sa tahad mingid töösuhteid või koostööd lõpetada, siis teine inimene justkui kannatab ja toob seda esile, aga tegelikult on ju nii, et on 2 täiskasvanud inimest, kui on mingid tööalased suhted ka või suhted ja igaüks peab valima, mis on talle õige. Et selles mõttes ei saa nii olla, et nüüd teine inimene kannatab ja tal on kõik halvasti, see on sinu süü, et ikkagi kui üks valib, et talle see enam ei sobi, läheb minema, siis saab üksteist vastu ju lahkeks jääda, üksteist toetada, aga see, kui keegi valib kinni jääda vanasse, see on ka valik, et see on inimese enda valik. Ja kui mängus on lapsed, eks ju ka, siis muidugi saab üksteise jaoks ikkagi näitab siin perena olemus olla, aga seda tuleb teha targasti ja täiskasvanulikult mitte nii, et manipuleeritakse siis lapsena, et üks räägib, et oi, mul on nii raske ja mulle tehakse liiga ja mingi selline energia tuleb läbi. See, kui sul endal lapsepõlvest võib olla mõnel inimesel siin esile tulla, kui sulle nii tehti, et see, mis hoiab sinu enda autentsust tagasi, kui sa näed oma vanemaid, kes mängivad sellist mängu, et üks mängib ohvrit ja teine siis peab see kurikael olema, et siis see tegelikult hävitab ka laste autentsust väga suuresti, sest neid õpetatakse, et sa ei tohi ennast väljendada nii, nagu sa päriselt tunned, sest üks ju peab ennast vakal hoidma, ta on see paha inimene, tema ei tohi midagi öelda ja teine ka mängib mingit abitut ohvrit, kuigi tegelikult on täiskasvanud inimene, käed jalad otsas, võimalus ka uusi suhteid alustada ja võimalus elus edasi liikuda, kui ta seda tahab. Et selles mõttes see õpetab kõigil osapooltele sellist hirmu ja reaalsusest irdumist. Siinkohal kuidagi väga kutsutaksegi vaatlema neid suhete mustreid siis kõigil tasanditel, et kui sulle sõnum kõrgemalt poolt on praegu see, et asjad peaksid olema tiimitöö, kui abielu või ükskõik milline selline, paljudel siin tulevad ka karmamustrid esile, sellised suhted siis mis iganes alaselt, et millest ei saa üle ega ümber, et sa just kui lähed minema, aga ei saa, kogu aeg hoitakse sind tagasi ja just läbi süütunde ja mingi sellise negatiivse madala energia, et siis tegelikult sa oled kellegi teise kontrolli all, sa oled oma jõu ära andnud ja see kontrolli energia ei ole tiimitöö, kaugeltki mitte, et see üks tahab siis teist allutada ja sellepärast siis, et kas neil on siis kirg, tahavad olla ise need juhid või siis nad tahavad seda mingit stabiilsust, milles on turvatunne, aga mis ei tee õnnelikuks, et usaldama intuitsiooni, kui sul on tunne ikkagi, et see asi sind ei teeni enam, siis ega mida kauem sa paned oma elu hoiule ja ei julge neid samme ära astuda, siis seda vähem tegelikult on sellist mõnusat tunnet koduselt. Ükskõik, kas sul siis on tõesti suhe kellega sa koos elad või siis tööalased, kui sa siis koju lähed stressi seisundis. Et nii ehk see kodune elu kannatab tegelikult ja see kindlustunne, sest et kui sa lähed oma intuitsioonile ikkagi vastu, siis see tekitab sellist stressi. Ja praegu oleme me inimkonnana sellises staadiumis, kus enam ei saa endale valetada. Meie intuitsioonid on avatud, kanalid on avatud, meie poole kiiratakse väga tugevat sellist energiat praegu, mis toob autentsuse esile, nii et kuskile peituda ei ole enam, see on nagu valgusvihk on meie peale suunatud ja sa ei saa enam pimeduses kuskil ennast peita. Ja kui sul on selline tunne väga hea, see tähendab, mida rohkem sa tunned survet olla autentne, seda parem, seda rohkem oled sa tegelikult juba valgusesse astunud ise, et sa sellest arugi oleksid saanud. Et see on hea näitaja tegelikult ja ei tasu karta, sest et
kõige raskemad läbielamist, kõige raskemad lahkuminekud, kõige raskemad keerulised tunded, kus sa tõesti mõtled, et kas ma olengi nii halb inimene, kas ma olengi kõik ise ära hävitanud, kas ma tegin valesti. Kõigest näed igasugusest surmast, sest igasugune surmuutus on tegelikult vanamina surm, tuleb lõpuks ikkagi tasakaal. Ja kui see intuitsioon ikkagi ütleb, et see on õige samm, siis ei saa sind vales suunas viia selles mõttes. Et siin on vahe impulsiivsusel ja südame häälel. Intuitsioon on vaikne, rahulik ja selline kire hääl või selline igasugune elevus tegelikult ei ole su sisehääl. Sisehääl on vaikne, rahulik, ta ei sunni sind mitte millekski, ta ei tunne otseselt külgetõmmet või mingit sellist paanilist või ärevat või tagant kihutamise energiat. Ta lihtsalt räägib vaikselt, ta on kannatlik, ta ootab kas või 10 aastat, ikka räägib sulle seda sama, et kuule, see töö ei ole päris minu jaoks, aga proovime edasi. Või see suhe ei ole nagu päris see, aga proovime edasi. Ta ootab rahulikult, sest sinu sisehääl on ju kontaktis universumiga, sinu teejuhtidega ja neil on aega küll. Nad võivad oodata 60 aastat ka, 100 aastat ka, ma ei tea, ükskõik kui kaua me seda sama mõtet ja muutust enda peas siis nämmutame, nemad on ootel, nende jaoks aega ei eksisteeri. Ja ka meie jaoks mõnes mõttes, sest eks selles mõttes üks inimelu on ainult üks etapp. Nii et aega on, aga samas aega nagu ei ole ka, et see üks elu, mis sa elad, vajab ju elamist. Ja mis siin siis oodata nii pikalt, aga eks igaühel oma tempo. Et eks sa siis ise tunnete läbi, mis tekitab sus kurbust versus siis seda rõõmu, siin näitabki, et see rõõm ja uus algus, et see igasugused sellised asjad, millele sa päriselt ei suuda pühenduda, mis tekitavad sinust sellist kohtumõistmise tunnet, kas siis teisi inimese vastu või iseenda vastu, tõenäoliselt mõlemad, sest see käib edasi tagasi. Et nagu öeldakse, et kui üks inimene lõpetab selle süü otsimise mängu, siis peab seda tegema ka teine. Või siis vähemalt see esimene indiviid siis saab minema kõndida. Kui sa tead tõesti, et sa oled kõike proovinud, tõesti südamest proovinud ja see ei õnnestunud, asjad ei ole harmoonilised, asjad ei toimi, siis lihtsalt võta see vastu, et ma tõesti proovisin, mul ei ole millegi süüd tunda tegelikult. Lihtsalt ma tõesti proovisin, andsin endast ju kõik. Et ega see, kui sa 1 aasta annad kõik endast versus 10 aastat, ega seal midagi vahet ei ole, et see endast kõige andmine tegelikult näitab ju kohe ära, kas asi toimib või mitte. Et mingi kannatlikkus ja aeg peab jääma, kui sa oma äri alustad ja annad endast kõik 1 päev ja siis arvad, et kõik on kohe hästi, see päris ei toimi, aga niimoodi, et sa tõesti läbi aja oled endast kõik andnud, siis sa ju tead tegelikult seda punkti, kus on see, et mulle nüüd aitab, ma juba tegin kõik ja ma ei oska enam midagi muud proovida. See on see punkt, kus sa oled tegelikult kõik endast juba andnud ja ei ole mõtet süü tunda ja süüdistada kedagi teist, et vahest on nii lihtsalt. Et ikkagi näitab siin, et tuleb liikuda oma inspiratsiooni poole, maag, eks ju siis looja, kes loob uusi asju, tunneb rõõmu, see on see õppimise kaart, neitsi energiakaart, kes märkab pisi asju, õpib, loob ja siis see narrikaart, et uus algus oleks nagu siuke hulljulge, et tuleb esile see, ma ei ole piisav, kas ma saan sellega hakkama, et ma nüüd kuskil edasi liigun. Aga kui sa veedad oma elu selles kurbuses, ega see ka lahendus ei ole. Et lihtsalt siis kas või järgi-järgulised edasi liikumised, uued hobid, uued mõttekaaslased, mis iganes on, mis tekitab sinust seda rõõmu. See on juba samm edasi tegelikult. Suhetes ka siis on selline, justkui valgustatuse hetk, kus siis tõesti, kui sa tunned ennast üksikult, kuigi nagu keegi rahaliselt pakub, panustab, et tahaks sellist ühendumist sügavamat ja justkui ootaks, et kas saatus muudab midagi olukorras, siis tegelikult see on sinu enda kätes, et ära valeta endale, et sa saad elutervemas suunas edasi liikuda, kui sa oled aus, et siin ongi see autentsus, tiimitöö ja ühiste reeglite, ühise maailma loomine, et see ei saa olla nii, et üks kontrollib teist läbi süütunde tõesti või mingite selliste asjade. Et see konfliktide vältimine versus õigluse kas nõudmine, ma arvan, see ei ole õige sõna, see on selline agressiivne, et õigluse
jalule seadmine selles mõttes, et sa ütled välja, et mida sa vajad. See loob sus uue inspiratsioonipuhangu tegelikult ja õpetab sulle hästi palju. Jällegi need kaardid käivad ringi. Et see nii lihtsalt on, et see hullumeelselt edasi ja läbi süütunde, kui sa tunned süütunnet ja sul on tegelikult harmooniline suhe, siis ka siis sel nädalal tulevad mingid süütunded esile, et siis väljenda seda, et siis väljenda seda armastust, süütunnet ja seda, kui sa oled haiget saanud ka ise, et neid asju ei aetaks kuskile kappi peitu, vaid räägitakse nendest, et siis saab sellest kiiresti edasi liikuda, mõlemad õpivad sellest tegelikult oma varju küljest, et see saatana või triksteri energia ei ole ju tegelikult midagi halba otseselt, kui me sellega ilusti toime tuleme ja laseme sellel endale asju õpetada, siis see aitab meid tegelikult sellest madalast seisundist välja ja uues suunas nii-öelda. Vallalistele ka, siis sel nädalal on selline energia, et kui sa tunned ennast üksi kuidagi, et kui sa käid kohtingul, kes maksab? Kas mina maksan, sina maksad, maksame pooleks, aga kui kõik jääb sinu kaela kuidagi ja teine inimene ei paku väga nagu midagi, ka sügavat suhet mitte, sinu toetust, ei küsi su kohta küsimusi, vaid kõik on selline võib-olla füüsiline liigsed või teine inimene ainult targutab, tahab olla ise see tark, et siis see ei teeni tegelikult valgusenergiat, vaid tumedusenergiat, et mis see su ellu siis pakub, mõtle läbi, mida see suhe sulle siis toob, et kas see suhe toob sulle tegelikult siis kurbust juurde, sunnast veel vähem mõistetuna kui enne, või toob sulle rõõmu, et kumb see siis on, et kui see toob kurbust, siis see tekitab ka viha sellist, et ma ei tahagi kuidagi enam kohtingule minna, ma ei tahagi kedagi näha, milleks mulle see, kui ma ei saagi kellegagi normaalselt suhelda. Aga võib-olla sa otsid valest kohast. Oled sellele mõelnud, et kui sa otsid samast kohast kogu aeg neid potentsiaalseid kaaslasi, et äkki on vaja kuskile uude kohta minna. Et kui sa nüüd mõtled millegile, mis sulle rõõmu tekitab, mis sulle meeldib päriselt teha, mis sulle päriselt meeldib teha, et siis kui sa lähed seda tegema, ma ei tea, äkki sulle meeldib rullüskadega sõita, lähed rullüskadega sõitma ja näed laenutuses kedagi, kellele meeldib see sama asi. Või ma ei tea, lähed eksootilise tantsupeole või lähed mingisse uude poodi, kus sa varem ei ole käinud, kunagi ei tea, aga igal juhul uuest kohast näed sa ka uusi inimesi kindlasti. Sel nädalal siis, kuidas ära tunda oma hingesugulast? See ei pruugi olla alati romantiline hingesugulane, aga see tuleb kuidagi läbi sellise õppetunnid, kui selle inimesega kohtumine, rääkimine õpetab sulle hästi palju enda kohta. Eriti just sinu süütunde kohta, mis tuleb alatäelikult esile. Võib-olla sa vabandad näiteks, müksad talle otsa, oi vabandust, ja ütleb sulle, et mis vabandust, kõik on hästi, ma ei saanud isegi haiget, et ära muretse. Et sa ei pea nii palju vabandama, kus see sul tuleb see muster, et kas sa pidid kogu väiksena äkki vabandama, kui sa midagi tegid. No ühesõnaga, et see inimene kuidagi annab sulle sellise lükke, et sa saad vaatama mingisugustesse mustritesse, mis on seotud süütundega, eriti just lapsepõlvega, siin viitab ema energiale ja sellele, kuidas sa pidid olema tugev, et ka siis, kui sa olid kurb, sa pidid olema tugev, kuidagi just ema teemad on esil see nädal, siis eelmine nädal olid isa teemad, need on baasasjad, kui meil ema, isa ja juurtega on hästi, siis meil on hästi, et siis vaadata need üle, see on mõistlik. Ühesõnaga see hingesugulane siis sel nädalal peegeldab sulle neid asju tõesti ja ka seda, et kuidas läbi praktilise lähenemise tegelikult asjad ei suju. Et kui sa ei ava ennast päriselt ja proovid lihtsalt kuidagi mehaaniliselt, praktiliselt inimestega suhelda, et mitte oma hirme näidata, siis tegelikult ei saa ju sügavamalt ühenduda. Et siis julge, selles inimeses on sinu jaoks mentori kvaliteet selles mõttes, et hingesugulased ongi just selle mentorid. Nad tulevad kas hetkeks või päevadeks või kuudeks, aastateks meie ellu, et meid õpetada ja meie neid samamoodi, et need on hingede vahelised kokkulepped, mis siis meid valgustavad. Et siin sinu sisetunne ütleb sulle, et sa võid selle inimesega oma lugu, nagu oma päris lugu siis jagada ja seal juures see toob sulle õnnetunne, et sa tunned ennast mõistetuna ja hästi, see elu sulle stressi juurde ära karda. Ja võib-olla ongi hea viis testida uusi inimesi nii, et sa räägid neile ausalt ja päriselt oma elust ja vaata, kas nad mõistavad sind või nad mõistavad sind hukka või mõtlevad,
ma ei tea, ma ei oska midagi kaasa rääkida, et siis ei ole su hinge sugulane ega ei ole mõtet siis enam oma aega sellele panustada ja raisata. Nii, vaatame, kas midagi veel olulist tuleb meil esile sel nädalal. Rahaasjades viidatakse sellele, et ära ava oma kaarte väga palju, et mingid transformatsiooni energiad on siin toimimas ja tegelikult asjad on balansis, ära tee mingeid rabistavaid otsuseid, et kuidagi inimestesse külvatakse sel nädalal hirmu, et asjad jäävad seisma, midagi toimu, aga võta rahulikult, rahu. Kõik on hästi, jääd rahulikuks. Et siis õhutatakse inimeste vahelist vaenu ja vaidlemist, meedia teeb seda ikka ju, vana hea lähenemine. Ma kunagi tahtsin ajakirjandust õppima minna, vaatasin seda käsiraamatut, mõtlesin, et selliste asjadega ma tegeleda ei taha, aitäh. Et see selline kunstlik inimeste emotsioonide õhutamine ja info välja tirimine ei ole nagu päris see. Ühesõnaga, ära lange selle ohvriks, kui sa uudiseid üldse tahad väga vaadata, siis no vaata, aga alati hoia meeles, et negatiivne või paremini kui positiivne ja selles mõttes see kellegi üle kohtumõistmine tuleb siin esile meedias ja mingi selline tunne, et tuleks nagu ruttu tegeleda millegagi, mis võib põhjustada abitust, et ruttu tuleb ennast mingisuguse uue maailmaga kohandada justkui, et siis sa oled kuidagi teistest ees, muidu sa jääd nagu tahaplaanile ja maha teistest ja kuidagi see puudutab küllust just rahateemasid. Aga see on vale. Siin valetatakse inimestel. Nüüd ära lange selle ohvriks, kui sulle, ma ei tea, öeldakse, et ruttu peab mingisuguseid aktsiaid ostma või seda või toda tegema, et see on tegelikult inimeste õhutamine, jälle kunstlik turu üles alla pumpamine, eks ju. Siin viitab pigem turu siis üles liikumisele. Et siis oleks justkui hea aeg midagi müüa tavaliselt, aga ma ei usaldaks väga seda infot, mis praegu läbi tuleb. Et see on kahtlane. Usalda rohkem oma hingesugulasi ja inimesi, kes on sulle mentorid, mitte siis suvalisi mingeid uudiste ankruid ja tegelasi, kes siis on suured eksperdid. Vähemalt sel nädalal on kuidagi parem usaldada neid, keda sa päriselt tead. Et see toob selle rahalise külluse rohkem õuele. Hästi palju tõesti siis kokkuvõtteks tuleb sel nädalal esile teema autentsus seoses sinu emaga. Et mis tekitas sulle väiksena kurbustunnet, ükskõik kui hea su ema oli, siis ikkagi lapsed võivad kanda hinges mingeid haavu, eks ju mingitest hetkedest, kus seda ei kuulatud, ei nähtud, et neid kus sa pidid olema liiga tugev. Et ema ei olnud olemas või ei toetanud sind, et see tegelikult see lugu, mis sa oled endale rääkinud, et sul oli kõik hästi, või vastupidi, et ema oli kõige süüd, et vaata siis üle, kus see kuldne kesktee on, et ole autentne, ära põgene reaalsuse eest, julge seda jagada inimestega. See ema nälg tuleb esile väga palju ühiskonnas praegu. Et see ema nälg ja see, et kui pidi ema liiga palju aitama, et kui emal oli raske, siis tegelikult lapsele mõjub see väga rängalt ja koormavalt, sest laps on tulnud siia, et laps olla, mitte selleks, et olla nagu väike taiskasvanu ja kaitsja ja kellegi lohutaja. Et see ei ole nagu selles mõttes hierarhiliselt õige, et ema on ikkagi sinu ema ja sinu tema laps, mitte vastupidi. Et kui see on siiamaani lappes, siis kindlasti tasub üle vaadata see selline trajektoor, kus see suhe on liikumas ja kinnitada endale ka veel meelde tuletada, et sina oled minu ema, mina olen sinu laps. Ema mõttes, et sa saad hingelt aru, et ma ei pea sind päästma, et mina olen sinu laps ikkagi lõpuks. Et see koht tuleb nagu läbi. Ja kasugune selline üldse naiselikkuse teemad, selline pehme hoidev kodutunne, selline enda emotsioonidega tegelemine, see emadus kui selline, et siin on mingid sellised, hakkab nagu vastu mingi koha pealt, ei tahaks sellega tegeleda, et just kui tahaks oma ette olla. Aga vaata nende sisse, proovi selle emaduse energia, kui ühend oled see naine või mees, siis meis kõigis on see emalik ja isalik pool ju tegelikult see emalik pool on siis see hoidav, õrn, armastav. See on see selline tingimusteta armastuse tunne, et ühendu siis sellega läbi universumi või mis iganes energia sa siis sellele ligipääsu saad, et siis see tervendab sind ennast tegelikult
lahkuse energia, see autentsus, seal juures tuleb esile ka süütunneks naistele ja emadele ka seega, siis õpetatakse seda eneseohverdamist, et see on maru õige, et siis sellega kaasnevad ka teatavad varjuküljed, kui sa oled seal õndsas pehmes energias, et see pidev süütunne, et siis tuleb endale meelde seda balanssi, et ka ema Theresa on ju, kes siis oli väga selles emalikus energias, et ka temal on ju ikkagi hingena väärtus ja õigus kogeda ka ise rõõmu ja armastust ja kirge ja kõike head. Et tema nagu väga selle poolega ei tegelenud, aga on võimalus siin elus kogeda kõiki pooli ja see on okei. Ehk et siis, kui sa tunned, et sa ei suuda maailmaga kontakteeruda, sa tahad olla kogu aeg üksi, siis tegelikult selle ema energia puudujäägi tõttu on raske teistega ühenduda, sest avatus sõprade armastatute suhtes, see füüsiline hellus, kui seda ei ole, see tähendab, sa ei saanud enam armastust piisavalt. Just eriti füüsilises mõttes, et väikse beebina seda hoitust, kaitstust, kallistusi. Ja see on ka perekonniti, on omad mustrid ja muidugi põlvkonniti samuti, et vanasti ei tohtinud lapsed isegi tõesti sünnitusmajas olla emaga, et see on ka kollektiivselt tekitatud haav, et nüüd me saame teisiti. Ja kui sul on enda lapsed, kes on ka sellises eas eriti veel, kus nad vajavad palju kallistusi, siis paku neid kohe julgelt. Et see füüsiline ühendumine, sügav ühendus oma sisemise lapsega, oma lastega, see toob rõõmu tagasi. Nii et head ühendumist. Ja kui sul on mingeid küsimusi, saad minuga ühendust võtta, teeme sulle su oma lugemise, sest eks see on kollektiivne vaatus ja võrdlemisi üldine. Et ma ei saa siin väga süvitsi minna, sest kõigil on oma tee, aga teatavad energiat kannavad meid kõiki, nii et loodan, et sellest oli abi ja järgmise nädalani siis.